tere! Tabloo uus versioon 2020.2 on toonud meile siis uue võimaluse metrics, mis siis tähendab mõõdikuid ja veidi pikemalt selgitatuna loob see meile siis võimaluse hoida silma peal enda jaoks kõige olulisematel KPI-del. Need tekivad siis täiesti eraldi sisuelemendina Tabloo serveris ja neid me saame väga mugavalt kasutada nii Tabloo serveris, online'is kui ka eriti mobiilis. Aga vaatame täpsemalt, kuidas siis nende tegemine ja kasutamine toimub. Matrixid tehaksegi Tabloo serveris või siis online'is ja siin on juba näha, et missugused nad välja näevad. Nad on väga ülevaatlikud, lihtsa kujundusega, puhta kujundusega KPI-de näidikud siis meie jaoks. Kui ma siia peale tulen, siis ma saan siin scrollida, vaadata, kuidas ajas on see mõõdik arenenud. Ja siin on ka näha siis, et missuguse dashboardi pealt või view pealt see on loodud. Aga vaatame, kuidas metricsit teha. Ma lähengi sellele samale dashboardile, mida me hetke tagasi ka vaatasime. See on üks lihtne müügi dashboard ja oletame, et mina olen riiulite müügijuht. Ma valin siit riiulid, rakendub filter ja minu eesmärk on nüüd kasvatada suurklientide hulgas riiulite müüki. Ma tahangi, et mul oleks see KPI väga lihtsalt kogu aeg silma all, et ma ei pea minema kuskile otsima, et kus ma seda näha saan. Selleks, et peale nüüd filtri valimist ma tulen siia suurklientide joonele, valin ühe suvalise punkti ja nüüd siin üleval menüül on siis valik metrics. Valin metrics ja sellega ongi mul juba põhimõtteliselt see metrics loodud. Ma panen talle nimeks siis suurklientide riiulite müük. Saan ka kirjelduse panna. Nüüd metricsi loomiseks on mul vaja agregeeritud mõõdikut, mille baasil ma saan seda teha ja soovituslikult ka kuupäeva dimensiooni. Kui meil seda kuupäeva dimensiooni ei ole, siis tekib mõõdik metrics lihtsalt numbrilise näidikuga. Loon selle metricsi ja nüüd juba ütleb siit, et kuidas seda vaadata. Go to metrics ja täpselt samasugune pilt, nagu oli see mul enne. Ma märgin ka selle, mis ma just tegin, suurkliendi riiulite müük endale favoritesiks. Ja nüüd, kui ma tulen Tabloo serverisse, siis ma näen teda kohe esimesel paneelil, mis on minu jaoks olulised. Uue võimalusena Tabloo uues versioonis saab ka favorites ümber reastada ja ma saangi võtta siit selle, et see juba ongi mul esimesena, aga ma saan neid favorites nihutada. Aga lähme vaatame, kuidas neid kasutada ja mis täiendavaid võimalusi on mobiilis. Nii, nüüd oleme minu mobiili ekraanil. Mul on siin Tabloo online, kohe keset ekraani ilusti avan selle ja tulevadki ette minu favorites'id siis siin üleval ja see sama suurklientide riiulite müük, mille ma just lõin. Ma tulen siia sisse ja samamoodi saan ma siin scrollida, vaadata. Nüüd mobiilis on lisaks on muutus automaatselt võrreldes eelmise perioodiga ja siin on veel nupp lisaks adjust and compare. Ma saan siia lisada endale ka täiendava võrdlusjoone, kas siis previous months või previous year. Ma võtan previous year ja valin, et show comparison line. Üleval saab ka valida siis seda kuupäeva perioodi, mida näidatakse. Selle ma jätan samaks last 12 kuud
ja kui ma nüüd tagasi tulen siia meetrikule, siis ma näengi siin sinise joonega näen käesolevat aastat ja võrdluseks on halli joonega, kuidas on siis toolide müük, vabandust, riiulite müük olnud eelmisel aastal samal perioodil. aga see ongi nüüd siis põhimõtteliselt kõik. Metrixeid saab luua Explorer ja Creator serveris ja neid saab siis jagada ka teiste kasutajatega, viewer itega. nii et võtke julgesti kasutusele. et on ka meie kodulehel blogis on artikkel, mis ja veebinar, mis näitab kõiki Tableau 2020 versiooni uuendusi.